Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria 3. mäng otsustati eelmise nädala reedel kolida Tallinna kesklinnast Kalevi spordihallist Haaberstisse Unibet Arenale, kuhu mahub 2 korda rohkem inimesi. Ja põhjus ongi imelihtne, tasavägised lahingud Kalev Cramo ning Tartu Ülikool Max ja Mooritsa vahel on tekitanud inimestes nii suurt huvi, et iga mänguga on väljaku äärde kogunenud aina rohkem inimesi. Nii ka eile õhtul kohal oli üle 3000 pealtvaataja. Ootusärevil korvpallisõbrad ei aimanud, mis lähitundidel saama hakkab, aga elamusi jätkus igale maitsele. Juba enne mängu algust nägid Delfi meedia otseülekande jälgijad, et korvpallikonstruktsiooni klaas on murenenud. Kas tõesti jääb mäng ära? Küsimus on see, et kas kohtunikud siis lubavad alustada seda, see on minu küsimus. Jah, eks ole... Ei, ikkagi, tundub, et saab. Avavile siiski kõlas ja teisel mänguminutil viskasid mõlemad meeskonnad 2 punkti. No Henrik Enena, sulle räägitakse, kui sa räägid jälle, tükid olid maas tegelikult, jah. Kohtunikud peatasid mängu. Umbes 10 minuti pärast läksid mängijad tagasi riietusruumi ning pealtvaatajad jäid ootama. Mängu peatamisest oli möödunud ligi 3/4 tundi, kui mängu korraldaja ehk korvpalliklubi Kalev Cramo mänedžer Ramo Kask ütles TV3 uudiste otse-eetris, et lahendust otsitakse. Toome teises saalis praegu varuklaasi, aga igaks juhuks varu korvpallikonstruktsiooni, kui see klaas ei ühildu siia. Ja loodame, et meil on natukene armuaega veel antud, et mäng saaks täna toimuda. Et vastavalt reeglitele on siis meil 45 minutit jäänud, et ta võiks saada asjad paika. Natukene endale raputama tuhka pähe, et oleks pidanud selleks valmis olema. Reeglite järgi tohib mängu peatada maksimaalselt 30 minutiks, ehk kui mängu korraldaja Kalev Cramo ei suuda selle ajaga uut klaasi tuua, võivad Tartu mängijad istuda bussi ning sõita heade mõtete linna tagasi, taskus tehniline võit 20-0. Aga vastasmeeskonna õnneks olid tartlased nõus ootama nii palju kui kulub. Ja kannatust jätkus ka Kossu sõpradel. Kas olete ootamisest väsinud ka? Ei ole. Olete nõus veel ootama? Korvpalli nimel võib ikka, jah. Kuigi on teisipäevane päev ja homme peab vara ärkama tööle minema. No läheb hiljem tööle lihtsalt. Ikka juhtub. Kui tugevad mehed pealt panevad, võib laud katki minna, aga midagi teha ole. Jaksasime, aga oleks võinud äkki minna natukene reegleid vaatama, et kuidas need üldse päriselt käivad, kui kaua võib oodata. Tartu meeskond oli nõus, teine variant oleks olnud võit ära vormistada. Aga fännidel on pikk kodutee ikkagi ka. Ei, ainult ootame edasi. Oleksite nõus ootama tunde ja tunde, kuniks korv parandatud saab? Ikka. Kulunud on 1 tund umbkaudu sellest ajast siis, kui mäng peatati ja Kalevi spordihallist Tallinna südalinnast on saabunud siia äärelinna Rocca al Mare lähistele 1 klaas. See klaas siis, see skandaalne klaas, mille pärast üldse mäng peatati. See klaas tundub tipp-topp ja ma arvan, et see on nendel meestel elu kõige kiirem klaasi paigaldus üldse. Kui kell lõi 20:20, siis alustati uuesti korvpallimänguga. Siit ei tule. Ja see on tehtud. Tulemusega 88-81 võitis Kalev Cramo kõnealuse mängu ning läks finaalseeriat juhtima 2-1. Aga Kalev Cramo ei olnud sel teisipäeval ainuke võitja Unibet Arenal. Tunniajane mänguseisak tähendas seda, et inimesed käisid puhvetites ja ostsid süüa ning juua. Poolajaks olid juba vitriinid tühjad ja kõik otsas. Kas tuli rekordkassa? Peab lootma. Mis aruttu otsa. Ja lõpsuud läksid kõik, mis oli. Vitriin on täiesti tühi? Tühi. Ammu juba. Kas läks ülepakkumiseks ka keegi ütles, et ei anna see viimane krõpsupakk ikka mulle? Ai, siin oli selle viimase croissantiga vist oli, et ma võtan selle croissanti, ei saa, see oli juba müüdud. Ühele kliendi ütlesime, et see oli majatöö, et meil oligi vaja nagu head müüki teha. Et see oli meie enda trikk. Aga tegelikult ei olnud. Milliseid trikke tehakse kohvikutes ja palliplatsil, see selgub juba 4. finaalseeria mängus neljapäeval 29. mail Tartus.